see kollane fufaika ei ole siin mitte niisama, aga miks ta siin on, seda ma ütlen lõpus, nii et enne kuulaki nüüd siis ka ilusti jutlus ära poliitilistel teemadel. Aga jutlus on niisugune. Esimesel pilgul tundub küll, et tehku Ratas oma valitsust nii, nagu ta tahab, ega Euroopas pole sellest ju mingit tähtsust. Aga tutkid, brat, nagu ütles Toots, on tähtsust küll. Alustame ülevalt ja liigume alla. Kõigepealt oleneb Ratase valitsusest see, kes hakkavad 1,5 kuu pärast kandideerima siia Euroopa Parlamenti. Mitmedki täna ministrid, näiteks minu kooliõde Mailis Reps, oleks ilma ministri ametita kindlasti väärikas Europarlamendi kandidaat ja küllap liigegi. Ja poleks Isamaa valitsuses, poleks ka ristirüütli vormis Terras siia kandideerimas. No ja nii edasi. Aga nüüd allapoole tulles. Olnuks Reformierakond valitsuses, oleks Ansip rahumeeli eurokomissar edasi, aga nüüd näe, ei ole. Ja Kadri Simson jällegi varsti on. Nii et kuidas sa seda ka ei rehkenda, Euroopa Parlament on valitsuse kujundamise valemis igatepidi sees. Aga seal on olulisem koht. Sellest, kuidas kujuneb saadikute meeskond siin Brüsselis, oleneb ka Eesti seis Euroopa suures mängus. Me kas oleme endist viisi alandlikud, kummardajad, koogutajad, poliitilised korrektsed, mitte midagi tegijad. Või tulevad siia inimesed, kes julgevad. Julgevad kaasa minna uute demokraatlike liikumistega, keda vabaduse vastased kutsuvad populistideks. Populismi vastand muide on elitism ja ma arvan, et ennast täis ülbikute ja poosetajate aeg on läbi, sest meie tuleme. Meie, heasüdamlikud ja heatujulised populistid. Nii, ja räägime nüüd siis vestist ka. Kollased vestid on massiline rahvapopulistlik liikumine Prantsusmaal. Sellest on hõlmatud vaat et 1 miljon inimest. Ja sellest hetkest on demokraatliku rahvaliku tuleviku sümboliks saanud see tavaline kollane vest. Meie võtsime selle ka, et olla solidaarsed Prantsuse rahvaga, seda kõigepealt, aga selleks, et väljendada ka seda, et põhimõtteliselt meie arvame seda sama. Vot näete niisugune ja see saab siis olema meil ka kampaania niisugune vest. Siin on kirjutatud ole rohkem kui lihtsalt valija, aga see veel päris nii lõpuks ei jää. Me mõtleme mingisuguse parema lause välja. Aga ühesõnaga meie oleme sealpool, kus on kollase vestiga inimesed ees. Aitäh!